Tere tulemast Tallinna Majanduskooli. Tallinna Majanduskool on asutatud 1906. 118 aasta jooksul on kool kandnud 42 nimetust ja läbi ajaloo oleme pakkunud nii kutse- kui kõrgharidust. Alates 2016 oleme pakkunud 5. taseme kutseõpet ja alates selle aasta sügisest tuleb meil uus 4. taseme jätkusuutliku ettevõtluse korraldus rakenduslik keskhariduse õppekava. Meie koolis on umbes 1800 õppijat. Üle 30 000 vilistlase ja 240 töötajast on meil 200 õpetajat. Meil on enam kui 1000 praktikapartnerit iga-aastaselt ja 16 tasemeõppe õppekava, erineva pikkusega tasulised täienduskoolitused, Euroopa Sotsiaalfondi programmi tasuta kursused täiskasvanutele ja väga suur sidusus töömaailmaga. Ehk siis meie õpetajad on oma valdkonna praktikud. Meil on 3 õppetooli: ärinduse, turunduse ja administratiivtöö. Mina, Anneli Kandelin, olen administratiivtöö õppetooli juht. Miks tulla õppima sekretäriks? Sekretär toetab organisatsiooni töö- ja suhtekorraldust ja korraldab teabevahetust ja dokumenditööd. Ehk siis tööülesanded sõltuvad ikkagi organisatsiooni eripärast ja eeldavad kiiret ja paindlikku tegutsemist. Samas ka teabe konfidentsiaalsust ja siis toimetulekut erinevate inimeste ja olukordadega. Ehk siis teil on päris palju erinevaid võimalusi, kuhu kandideerida, kas siis assistendiks, kas siis dokumendihalduriks, juhatuse sekretäriks, müügisekretäriks, referendiks. Et neid ametinimetusi tänapäeval on juba päris palju. Mis need olulised märksõnad siis on? Et kui vaadata nüüd kutsestandardit, siis üldoskused on nii-öelda päris laialdased, mis teil juba nii-öelda eelnevalt peaksid olema olemas. Pööran siinkohal tähelepanu, et sekretär kasutab oma töös riigikeelt tasemel C1 ja siis tööalaselt peaks olema veel vähemalt 2 võõrkeelt, ehk siis neist üks vähemalt B1 tasemel. Ja meie koolis siis õpetame inglise keelt. Ja digivahendite oskus peaks olema siis digipädevus, enesehindamise skaala, iseseisva kasutaja tasemel. Nii et vähesel määral õpetame teile sisuloomet, aga need digipädevuse eeldusoskused peaksid olema eelnevalt olemas. Sekretäri õppeaeg on meil 1 aasta ja tegemist on siis 5. taseme kutseõppega keskhariduse baasil. Sessioonõpe toimub siis teisipäevast neljapäevani või neljapäevast laupäevani iga 2-3 nädala tagant ja vastu võtame 1 õpperühma. Õppekava on 60 ekapit, sealhulgas siis praktikat 15 ekapit ja valikõpinguid 9 ekapit. Ehk siis 1 ekap vastab siis 26 tunnile tööle, millest on siis nii-öelda kontakttunde kui ka iseseisvat tööd. Kontaktõppe koolis toimub meil ajavahemikul 8:30 kuni 20:40 ja me viime läbi palju ka e-õppena kontakttunde. Ehk siis e-õppe tunnid võivad alata ka enne 8 või õhtusel ajal, kui te saate nii-öelda omas tempos ja enda poolt valitud ajal neid kursuseid läbida. Ja õpingute lõpetamiseks on vajalik siis õppetööst aktiivselt osa võtta ja sooritada õppeaine õpiväljundite saavutamise lävendi tasemel hindele arvestatud. Ehk siis arvestusele pääsemiseks peab siis õppija täitma õpetaja kehtestatud arvestuse, eelduse või täiendava tingimuse. Kursus lõpeb 5. taseme kutseeksamiga. Õppekava koosneb 6 moodulist. Esimeses on õpitee ja töö muutuvas keskkonnas. Näiteks väärtusloome ja panustamine. Selle teema raames toimub teil ettevõtluspäev, kus siis koos meeskonnaga töötate välja 1 äritee, mida te siis kõigile esitlete. Moodul 2 annab teile hea ülevaate dokumentide ja arhiivitöö haldamisest. Moodul 3
annab teile ülevaate organisatsiooni töökorraldusest. Ja moodulis 4 räägitakse teile organisatsiooni suhtekorralduse teemasid. Moodul 5 on praktikamoodul. Ehk siis see 15 EKAP-it on teil vaja läbida töökohal. Ja koosneb siis 3 moodulist, mis annavad nii-öelda praktilised oskused. Moodul 6 on teil valikõpingute moodul ja siin on teil võimalus siis valida 9 EKAP-i väärtuses valikaineid. Vastuvõtt 2025-26 õppeaastaks algab meil alates 19. maist ja kestab 20. juulini. Ehk siis hetkel me räägime 5. taseme vastuvõtust. Kooli vastuvõtmiseks peab õppija kandidaat esitama sisseastumisavalduse infosüsteemis SAIS. Ja kui on nõutud muud dokumendid, siis ka need. Ta peab omandama vähemalt keskharidust, valdama eesti keelt tasemel B2 või C1, olenevalt siis nüüd erialast, ja vastavalt kutsestandardi nõuetele valdama inglise keelt tasemele B1. Infotehnoloogilisi vahendeid peab oskama kasutada iseseisva kasutaja tasemel. Ja selleks, et siis kandideerida, on meil sisseastumise test koolis, arvutiklassis. Kandidaadil on lubatud vastuvõtuperioodil kandideerida kuni 2 õppekavale. Ehk siis selle saate SAIS-is ära märkida, kas esimese või teise eelistuse. Kuid õppima asumisel eelnevalt saab siis valida vaid 1 õppekava. Vastuvõtu tingimused on teil QR-koodiga ära näidatud ja saate täpsemalt siis meie dokumentidest selle kohta vaadata või teha siis küsimuse meie juturobotit kodulehel kasutades. Õppima võetakse vastavalt õppekohtade arvule vastuvõtukatsete tulemuste pingerea alusel. Ehk siis ühes õppegrupis võivad koos õppida nii riigieelarveliselt tasuta kui ka tasulisel õppekohtadel õppivad. Kutseõppe 5. taseme esmaõppe vastuvõttekatse koosneb valikvastustega testist, mille tulemuse alusel moodustatakse kandidaatide pingerea järjestus. Olge siis kindlasti ka meie infoväljas, kas selleks on siis Instagram, Facebook, LinkedIn või siis muud kanalid. Ja meie turunduse õppetool teeb väga vahvaid podcaste. Koolimajas on meil raamatukogu, garderoob, söökla. Saate kasutada tasuta psühholoogilist nõustamist, saate kasutada puhketoa või massaažitooli või siis sisehoovis lihtsalt värsket õhku hingata. Kontaktid on olemas meil ka kooli kodulehel, nii et küsige julgelt, kui sisseastumisega tekib teil küsimusi. Tere tulemast Tallinna Majanduskooli! Aitäh!